esiteks see tuleb kõik läbi töö. Ega see lihtsalt niimoodi sellised ideed ei kuku sulle nagu taevast kulbiga pähe. See, mis meie tegime, oligi see, et me vaatasime läbi töö, et miks me peame neid tuulikuid, miks need tuulikud on niimoodi ehitatud, miks neid peab nii palju remonti, miks nii palju vigu. Ja sealt me siis jõudsimegi selleni, et tegelikult nad võiksid olla tehtud teisiti juba algusest peale. Paljudel on häid ideid ja ideid on suhteliselt lihtne genereerida ja paberil panna, aga mis on kõige raskem, on neid ellu viia. Ja no lihtsalt meie näitel oli see, et me kõigepealt panime need ideed kirja, muidugi see oli ka pikk protsess, 6 aastat põhimõtteliselt, kõik need arvutused ja joonised ja mudelid, aga siis, kui need asjad olid valmis toodetud, nende kõik unikaalkomponendid, detailid, nende jooniste alusel, siis tuli asi kokku panna ja see oli kõige raskem. See märkamine, see ongi see kõige tähtsam asi, et kui märgata vigu ja puudusi varajases faasis, siis on neid lihtsam kõrvaldada, kui need arenevad edasi, need võivad muutuda täiesti tagasipöördamatuks katastroofiks, selle kohta on palju näiteid, eriti tuuleenergeetikas. Suur asi, mis koosneb paljudest väikestest detailidest, et viia need kokku, selleks on vaja tegelikult 2 tasapinda. Üks on see, et sa töötad lokaalselt selle ühe vidinaga, ühe detailiga, aga samas mõtled ja vaatad kogu aeg globaalselt kogu tervikut. Ja see on nii, ütleme, tuuliku kokkupanemisel, kui tegelikult ka kogu selle ärimudeli koostamisel, et tulemuse ikkagi annab, kõige suurema tulemuse annab lokaalselt töötamine ja globaalselt mõtlemine. No minu osa konverentsil, ma usun, on ennekõike rääkida teemal, mis puudutab meie viimast kogemust. See on ühe küllaltki suure projekti täiesti nullist alustamine ja lõpuni viimine ja me oleme mõelnud, et see on teema, millest võiks tulevikus kirjutada raamatu teemal 7 aastat hullumeelsust meie elus. Et see mõte ja see idee on olnud sedavõrd hullumeelne, et sellega ei ole saanud hakkama suured firmad nagu Vestas, Siemens, Enercon, Procon, Vensis, ma võin neid nimesi rahvusvaheliselt tuntud firmasi lugeda veel ja veel. Teha midagi sellist, mis on täiesti uudne mõtteviis tuuleenergeetikas. Tänaseks see tuulik töötab ja see on, ma ütleks, üheks imeks terves Euroopas.